teil on väga palju raha ja nüüd te tahate kõige turvalisema lepingu. Te võtate kohe tööle mitu advokaadibürood. Teil on terve komisjon advokaate ja juriste, kes istuvad koos ja nende kohustus on, ma ei tea, 2 kuud, 3 kuud nad istuvad, nad saavad väga kõrge palga, nad peavad teile kõige parema lepingu looma. Ja üks päev üürnik ei maksa. Ei maksa ka homme ja ülehomme. Mis te teete sellega? Mis teie järgmine samm on? Teil on 2 võimalust. Üks, te lähete advokaadi juurde. Advokaadi hinnad on praegu, palju meie maksame? Ma ei ole kõikide alade spetsialist, ma olen hea jurist nagu teatud alas, aga me ka kasutame advokaate. 360 maksame meie. Ja 250 kuni 360 oleneb nagu teemast, mis me kasutame. Tunnis. No oletame, meil on tehisintellekt, nüüd teil on kõige turvalisem üürileping, teie lähete kohtusse, teie tunnete, et nagu see dokument päästab mind ära. Kohtus tuleb dokument, et kohus ei saa seda dokumenti kätte toimetada. Mis teie järgmine samm on? Teil on kõige turvalisem leping. Meil näiteks on juhtumid, kus kohus mulle, ma ütlen teile tsitaadi, kohus ei saa kätte toimetada minu võlgnikule dokumente, sest ta elab matkaautos. Et kõige turvalisem üürileping kaitseb teid, kuni keegi seda lepingut rikub.